Räägime taustast natukene sellest, millega Marmi Futerno tegeleb. Marmi Futerno on kivitööstus. Meie põhitegevuseks on eritellimusel marmorist ja graniidist toodete tootmine ja põhiklientideks on eksklusiivse kinnisvara arendajad. Kas peamiselt Eestis või rohkem välismaal? Rohkem välismaal täna. Mis turud peamised on? Rootsi. Kui vana ettevõtte tänaseks juba on? 3-aastane. Alustasite 2013? Jaa. Kuidas see idee üldse sinuni jõudis, et sellist tüüpi ettevõtlusega tegelema hakata? See jõudis läbi minu äripartneri, kes oli varem tegelenud, tal oli varem kivitööstus Pärnus. Ja tegevusala idee tuli sealt, aga ettevõte hakkas juba kujunema spontaanselt. Mis nagu sellise vajaliku tõuke üldse andis, et sa ettevõtlusega tegelema hakkasid või millega sa varem tegelesid? Varem ma tegelesin ka ettevõtlusega, et mul terve perekond ja perekonna tuttavad tegelevad ettevõtlusega, et see oli selline loogiline jätk, et ma midagi muud ei osanudki välja mõelda enda jaoks. Mis on võib-olla olnud sellised eduelamused sinu jaoks selle 3 aasta jooksul? Ma arvan, et suurimad eduelamused on olnud juhuslikud õiged otsused. Et ma ei tea, kuidas seda nimetada vedamiseks või õigeteks otsusteks, aga pigem minu jaoks on need olnud juhuslikud, et väga hea on tunda, kui oli mingisugune risk ja said tehtud otsused ja kõik läks hästi peale seda. Oskas sa mõnda konkreetset juhust kirjeldada ka? Ma arvan, et põhjus, miks me oleme nii kaugele jõudnud, on selles, et me ostsime esimese masina väga õigesti ja see toimus EAS-i abil. Ja ma peaaegu aasta valisin ja mõtlesin, millist, kuna Eesti turul ei ole sellist masinat ja kõik konkurendid on otsustanud nagu soodsama hinnaklassi masina kasuks. Ja tegelikult Kärt Kaukväär, kes oli meie projektiga tol hetkel tegeles, et ma muutsin oma äriplaani 3-4 korda, sest ebakindlus oli väga suur ja raha ei olnud sellise masina jaoks ja pank ka raha ei andnud, kuna ettevõte oli täiesti algstaadiumis. Et EAS nagu andis meile toetuse 32 000 eurot ja Kärdilt tuli üks meil, kus ta minu kõhkluste peale ütles, et aga kui te valite selle soodsama masina, siis te olete ju samasugused nagu kõik teised ja see pani minu jaoks asja paika. Ja loomulikult, kui me oma roboti kohale tõime, mis siis, et see oli igalt poolt kokku laenatud raha eest, siis me saime aru, et nüüd me saame edasi liikuda. Ja mida see siis teistmoodi tehnoloogia teile annab konkurentidega võrreldes? Sisu poolest ta võib-olla ei anna midagi, sest konkurendid suudavad teha sama toodangut, mis meie, aga ta annab tunnetuse poolest hoopis midagi muud. Ta annab meile võimaluse öelda, et meil on parim tehnoloogia. Et me saame kõige kiiremini, kõige paremini asju teha. Juba see, millised videod oma tootmisest me tegime. Et meile endile annab see tunde, et me oleme parimad. Ja me võime sihtida kõige kõrgemat turgu. Eksklusiivset turgu? Jaa. Räägime natukene ärimentor programmist, kus te osalesite nüüd 1,5 aastat tagasi. Et ettevõte oli siis umbes aasta vana. Ja. Kas ta juba reaalselt tegutses või mis faasis ettevõte tolleks hetkeks oli? Ta tegutses. Miks te üldse otsustasite sinna programmi kandideerida? Tegelikult tuli meilile pakkumine. Mulle tundus see väga huvitav, sest ma olin selleks ajaks juba pikalt ise nagu igasuguseid otsuseid teinud ja ei olnud enam siht selge silme ees, ei olnud enesekindlust ja ma mõtlesin, et see on suurepärane võimalus suhelda teiste äriinimestega ja uuesti ennast koolitada, kuna ülikoolis õpitu oli ka juba meelest läinud. Ja siis kohe haarasin kinni sellest. Mis need ootused sellele programmile päris alguses olid? Ma arvan, et eelkõige uuesti inspiratsiooni saada. Ja programmi raames te saite endale personaalse mentori, eks? Jaa. Kirjelda natukene, kuidas see koostöö mentoriga välja nägi? Põhiliselt kohtusime siis koolitustel ja ka koolitusvälistel aegadel, et esimesel mentori kokkutulekul sai kõik see kokku lepitud, et vähemalt korra kuus peaks mentoriga kohtuma
ja meil see nii ka oli, et kuskil korra kuus, et paljudel teistel mentiidel oli isegi iga nädal, et kes kui palju aega panustada sai sellesse. Mis need peamised teemad oli, mida te arutasite mentoriga? Mina arutasin selliseid teemasid, mis olid parajasti kõige päevakajalisemad. Küsisin nõu, kuidas toimida mingites olukordades, kas see või teine olukord on üldse normaalne. Et sellised elulisi asju päris palju. Kas mentor oli teie ettevõttega sarnasest valdkonnas tegutsev või hoopis mingi teise taustaga inimene? Ma valisin selle järgi, et oleks vähemalt natuke sarnane. Et minu mentor Peeter Klamberg, üks tema äridest on köögipoe omamine ja see tähendab seda, et ta on kursis kivitööpindade ja selliste nüanssidega, eritellimusel toodanguga, et see oli küll oluline minu jaoks, et midagi nagu inimene saaks aru meie tootest. Kui sa nüüd tagasi vaatad, siis kas sul on mingi väga ere mälestus ka jäänud sellest programmist? Mõni konkreetne nõuanne, mis sa said või konkreetne koolitus, millel sa osalesid? No kindlasti neid mälestusi on palju. Ma arvan, et kõik meie kohtumised olid üsna eredad. Meil oli väga selline sõbrunev meeskond ja siiamaani tegelikult kohtume. Teiste mentiidega siis? Ja teiste mentiidega ja ka mentoriga suhtlen endiselt. Ja isegi teiste mentoritega olen suhelnud, olen pöördunud, kui on mingeid küsimusi olnud, kuna ma tean nende valdkondi. Et midagi ühte hetkel isegi raske välja tuua. Kui me vaatame nüüd tagasi kogu sellele programmile, et siis mis see sulle andnud on? Ma arvan, et enesekindlust mingil määral ja mentorprogrammi raames ma hakkasin paljudest tõsistest asjadest nagu kuidagi tõsisemalt aru saama, näiteks finantsidest, millega ma enne seda absoluutselt ei tegelenud, kuna ei olnud mahti tegeleda, aga tänu mentorile ma sain aru, kuna tema on väga finantsinimene, et sellega peab tegelema ja tulemusena on kergemaks läinud, sest ise saan ka rohkem aru, mis toimub. Ja mentor andis nagu väga, see ei olnud otseselt nõuanne, aga see oli nagu tema energeetika, et ei ole vaja tormata. Et ma olin väga-väga tormakas enne seda, et enne tegin ja siis mõtlesin. Õnneks enamus kordi vedas, aga samas ei pea olema ju kogu aeg sellisel nööril kõndimise olekus. Et selline küpse inimese kõrval olemine on väga oluline. Mida sa ütleksid neile, kes täna mõtlevad, kas programmi kandideerida või mitte? No ma arvan, kaotada ei ole kindlasti midagi, et ainult võita. Suurepärased inimesed ja isegi rohkem on meeles sellist inimeste vahelist suhtlust kui koolituste endi sisu. Et ma arvan, koolituste endi sisu see lihtsalt kuidagi, see on nagu mingi mustri sisse õmblemine, et see on kogu aeg kuskil kuklas ja kui vastav teema tuleb, siis on mälust võtta. Et kõige väärtuslikumad olid see kontaktid ja inimsuhted, mis sealt kaasa tulid. Nüüd on programmist kuskil 1,5 aastat möödas. Mis vahepeal ettevõttes toimunud on? No ettevõttes toimub iga päev midagi. Et natuke keeruline isegi nii öelda, aga me läheme kogu aeg oma eesmärkide poole, et saada rohkem neid kliente, kes meid huvitavad ja keda meie toodang huvitab, et see on selline pidev protsess.